ma algan täna paari näitega Taavetist. Taavet oli selline mees, kes otsis Jumalat, kes oskas Jumalat kuulata ja vahest läks tal see väga hästi, aga mõnikord läks see ka nii, et mitte kõige paremini. Kui oli laeka toomine, siis tal oli nii, et esimene kord ta ebaõnnestus ja oli üsna pettunud ja nii nagu sõna ütleb, et ta lausa vihastas selle olukorra juures, mis oli. Ja täna on nõnda ka, et näed, oleme siin praegusel hetkel, oleme kiitnud, ülistanud Jumalat. Ja selle hommikul ma lugesin neid Taaveti lugusid, kui ta laegastub tagasi, siis põhimõtteliselt üks asi oli seesama. Mõlemal korral oli muusika, mõlemal korral oli tants võimsalt, aga ühel korral õnnestus ja teisel korral ei õnnestunud. Seal on teatud erinevused on sees ja sellepärast on see nõnda, et kallid, ma usun, et meil on sellest loost nagu õppida. Ega me pettumusi ei taha, ma täna üldiselt hakkan pärast rääkima Uue Testamendi kaudu nendest pettumuste hoiatustest, mida meile issand annab. Aga kõigepealt oleme selle Taaveti loo juures. See on nõnda, et siin esimese Samueli raamatust või teise Samueli raamatust, räägitakse üsna vähe tegelikult sellest laeka toomise loost, üsna lühidalt, aga mõned sellised olulised asjad, mis on seal öeldud, seal teise Samueli 6. peatükis on öeldud sedasi, et kui Taavet läheb esimest korda tooma seda seaduse laegast, siis on tal niimoodi, et ta on niisugune vägev sõjamees. Ta on võitnud viliste, siin 5. peatükk räägib sellest. Ta on 2 korda võitnud. Ta küsib issanda käest, kui vilistid tulid ta vastu, kui ta oli kogu Iisraeli kuningaks saanud ja siis issand teda õpetab, et kuidas ta peab võitlema, ütleb, et mine, ma annan su kätte, see on 5.19 teisest Samuelist ja ta läheb, võidab, vilistid tulevad teist korda, siis on see paakapõõsaste latvade kahina kuulamine ja siis ta läheb ja võidab jälle ja pane tähele, et ta oskas küsida, vaata, kui oli sõjateema, väga ideaalselt läks tal ei olnud mitte mingit probleeme, ta kuulis, ta tegi, sai selle asjaga hakkama. Aga järgmine lugu on see, et Taavet kogub taas kokku kõik Iisraeli valitud mehed ja 30 000 siis seal neid sõjameest just. Ja ta läheb tegelikult nendega ja kogu rahvaga, kes olid ta juures, siis seda laegast tooma. Ja teeb uue vankri, lähevad, 5. salm ütleb sedasi, et Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid issand ees igasugu küpressipuust mänguriistade, kannelde, naablite, trummide, käristite ja simblitega. Ja siis, kui nad jõudsid ühte kohta, kus need härjad tahtsid ajada seda, siis need veised tahtsid ajada seda vankrit ümber, siis Ussa pani oma käe lihtsalt selle laeka vastu ja Ussa suri. Taavet vihastas, jättis selle asja katki, jätab selle laeka sellel hetkel sinna Obed-Edomi kotta. Siin teise Samueli raamatus veel natukene räägitakse, et Taavet läks teisel korral tooma ja siis on niimoodi, et siis on räägitud nendest kandjatest ja tuuakse ära. Aga ütleme, et kuna see Samueli raamat nii vähe räägib sellest, ma teen ajaraamatu lahti ja see on esimese ajaraamatu siin 15. peatükk, kus on nendest lugudest ka räägitud just. Ja kus Taavet läheb, siin on nii, et natukese teises järjekorras kirjutatud. Siin on niimoodi, et ütleme, väga võimsalt on räägitud Taaveti nendest kangelastest ja sõjameestest, siin on, ütleme, 12. peatükis ja kõik arvuliselt on ära räägitud nendest ja suured hulgad tegelikult sõjamehi. Siis, kuidas Taavet võidab vilistid, on 14. peatükk ja siis on niimoodi, et Taavet läheb tooma nüüd teist korda 15. peatükis, läheb seda laegast tooma ja siis tagasi. Ja nüüd on niimoodi, et mis oli tähtis selle juures, leviidid olid tähtsad. Ja vaata, mis lugu oli. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et esimesel korral ei olnudki nagu leviidid kaasas, sellepärast, et see läks kuidagi teistmoodi, sest et 13 peatükk räägib see niimoodi, et Taavet peab seal nõu 1000 ja 100 pealikega ja kõigi vürstidega ja jätab leviidid kõrvale. Ja otsustab, et ta läheb, toob selle laeka ära, aga kukkus läbi see asi ja siis on see nõnda, juba sellest me rääkisime, olgugi, et nad seal laulsid ja tantsisid ja kõigest vähest Jumala ees, see 13.8 ütleb ka, et see ei aidanud, vaid väga tähtis oli tegelikult see, et ta oleks pidanud täitma Jumala tahtmist väga täpselt. Ja see 15, 12 ja 13 ütleb ka, kus Taavet juba tunnistab leviitide ees ja ta ütles neile, te olete
leviitide perekondade peamehed, pühitsege iseendid ja oma vendi ja tooge issanda Iisraeli jumala laegas paika, mille ma sellele olen valmistanud. Ta oli sellel hetkel telgi valmistanud siis Jeruusalemmas. Endal oli koda ehitatud, laeka jaoks oli telk, sest templit ju veel ei olnud, Saalomon ju ehitas alles templi, eks. Ja siis järgmine salm ütleb, sellepärast, et teie eelmisel korral kaasas ei olnud, rebis meid issand, meie jumal, sest me ei olnud temast hoolinud, nagu oleksime pidanud. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et Taavet oli andnud tegelikult preestritele ja leviitidele nagu kutse ka. Et ütles, siin oli see niimoodi, ta peab nõu nende suurte 1000 pealike, 100 pealike ja vürstidega ja siin teises salmis 13. peatükis oli öeldud ka, et aga nõnda samuti ka preestritele ja leviitidele, kes on oma karjamaadel kuskil seal, et ütelge neile ka, et nad koguneksid meie juurde, et lähme laegast tooma. Aga vaata, see ka kutse ei mõjunud. Et lihtsalt, et see, kui see oli sellises muus eas, oli see kutse tehtud. Ja sellepärast oli see nii, et see kutse lihtsalt ei mõjunud, ei aidanud. Ja nüüd on niimoodi, et siin 15. peatükis me näeme, et hakatakse hoopis mitte sõjamehi kokku lugema, vaid hakatakse kokku lugema leviite. Siin 1. aja 15 on kõik, ma olen ära lugenud siin need kokku liitnud, 862 leviiti on siin ära nimetatud, kus nad tulid, kui palju, millistest peredest ja kohtadest nad olid ja väga konkreetselt nüüd loeti hoopis leviite kokku. Ja sellepärast on kallid, võtta väga erinevaid asju lööb Jumal kokku. Praegusel hetkel on niimoodi ka, et siin kas või Eestimaal võib lugeda kokku sõjamehi, võib lugeda neid sõjamehi, palju meil, palju kuskilt mujalt neid siia tuuakse, võib neid sõjamehi ka lugeda. Aga ütleme, et see on üks teema. Ja sõjas Jumal võib vahest anda neid võitlusi asju ka. Aga me näeme sedasi, et vaimulikul pinnal on väga tähtis ja oluline tegelikult, et oleks kokku loetud just need õiged, need pühad, kes on. Leviidid olid üks huvitav rahvas. Vaata, kui kuldvasika ümber tantsiti, siis ega nemad sinna ka ei läinud. Ja kallid, meie peame olema ka täpselt siukesed, ega me igal pool ei lähe. Lihtsalt on sest, et põhimõtteliselt nagu natukese nagu kutsutakse ka. Ma usun, et Eestimaal on praegu paljuski selline olukord, isegi enam ei ole õieti see olukord hommikuga, nagu sain selle pildi. Vaata, kui vabadus tuli, siis oli neid vaimulikke kutsuti ka. Küll lippusid õnnistama ja kivisid õnnistama, ma ei tea, mis igasugu asju õnnistati ja igal pool oli neid vaja. Aga ega praegusel hetkel ei ole vaja neid väga. Praegusel hetkel on niimoodi, et seaduse tegemist ja kõikide juures lükatakse ära, et isegi sinna ka ei kutsuta, et see kirikute nõukogu on ka juba niisuguse jutumärkides nende jaoks, et et olete või ei ole, vahet ei ole, et tehke ruttu ära siis, et anname teile pool tundi umbes, et ütelge, mis teil ütelda oli, aga ärge segage, et me tahame oma asja teha. Ütleme selliselt. Aga vaata, Jumal selliseid asju ei salli. Ja sellepärast on niimoodi, et Taavet parandas meelt. Taavetist räägime täna kui kuningast, kui riigi presidendist. Ja vaata, ta pani sellega mööda, et ta jättis leviidid kõrvale. Ta mõtles, et ta saab kõik ära teha. Ta oli andekas mees, ta oli sõjamees, tal oli jõudu kõike palju, aga vaata, Jumala vastu ei saa. Ja sellepärast oli see nii, et ta parandab meelt, teeb täiesti uutmoodi selle asja, ta pöörab tähelepanu tegelikult hoopis leviitidele, ta kogus Aaroni pojad ja leviidid kokku, ta hakkab hoopis teisest otsast, hakkab pihta, 15.4 on räägitud sellest, siis on need nimepidi ära räägitud, siis preestrid pühitsesid endat, 14 salm, ja siis leviidid kandsid seda laegast oma õlgadel, see oli väga, väga suur vahe. Ma olen ühe niisuguse sõna saanud, võib-olla kui jõuan kaustikus sinna, sellest vankrist, vaata, need vankrid on meie tehtud asjad. Ja sellepärast on nii, et kui me mõtleme koguduste eludele, siis on see niimoodi, et meil võib olla see koguduse elu, mida issand on ehitamas ja mida issand on tegemas. Ja see on issandaga ühes ikkas kandmine. Aga meil võivad olla need oma vankrid ka, mis veerevad võib-olla päris hästi. Teate, nad veerevad, millal veel päris hästi, kui seal peal Jumala laegast ei ole. Siis ei ole mingit ohtu ka, sest et siis võid seal selle vankri ümber käia, läheb ta ümber, keerad püsti jälle ja lähed edasi, keegi ei sure. Sellepärast, et oma vanker ja ise tegid ja ise lükkad ja ise saad sellega asjaga hakkama ja mingit probleeme ei ole. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et Taavetil oli need kaks asja olid niimoodi kuidagi nagu valesti koos, et seal oli Jumala plaanide järgi tehtud seaduse laegas, mida Jumal oli Moosesele väga täpselt andnud, mida teha, kuidas sellega käituda, kõik oli nii. Ja nüüd oli mingi oma vanker ja sellega olgugi tuus ja kõik nagu hea võiks ütelda, aga näed, kukkus läbi sellega. Ja sellepärast, kallid, väga tähtis on, et me tabaksime ära sedasi, et mis tee peal me oleme. Kas me oleme pettumuse tee peal või oleme sellise tee peal, kus läheb asi nagu võidukalt lõpule. See teisel korral, kui tehti sellises aukartuses Jumala ees, Taavet laulab, tantsib jälle, ütleme, tugevalt oli paika pandud, kui veel seda
tähele panna siit, lauljad, pillimängu juhatajad, siin see 15. peatükk räägib, siis preestrid pidid olema need, kes pasunaid puhuvad ja teate, ja siis on öeldud 26 salm sedasi, ja kuna Jumal aitas leviite, kes kandsid issanda seaduslaegast ja ütleme, et vaata, Jumal aitas neid, et sellel hetkel on niimoodi, kus on Jumala abi. Jumal seda vankri juures ta ei tegutsenud, see oli niimoodi, et see oli oma lugu, las ta veereb, kuidas veereb, eks. Ja siis on niimoodi, et asi lõpeb väga hästi ja päev lõpeb väga õnnelikult, võiks ütelda, kõik saavad lõpuks seal tatli ja rosinakooki ja leivakakukese ja Taavet läheb koju siin oma peret õnnistama ja kõik, ütleme, kõik on nagu selliselt hästi lõppenud. Ja ei ole enam pettumust. Õnneks oli, vaata, Taaveti pettumus oli ainult 3 kuud. See oli ainult 3 kuud, sellepärast et see laegas oli vahepeal 3 kuud oli seal Obed-Edomi kojas ja siis oli niimoodi, et Taavetile räägitakse, kuule, et õnnistused on tegelikult seal väga suured. Ja et umbes, et ikkagi tuleks uuesti nagu see laegas ikkagi ära tuua päriselt ja nad tegidki ja said selle asjaga hakkama. Ja sellepärast, kallid, täna see sõnum on selline. Väga tähtis on see, et me usuelu lõppeks niimoodi, et ei oleks pettumust. Ma ütlen isegi, vahet ei ole sellest, et kui me vahest pettume mõne palve vastuse koha pealt, et ei saanud. See on tühi asi, võiks ütelda selle kõrval. Aga ma mõtlen täna nagu sellele, et vaata, Uues Testamendis, ma nüüd tulen nagu selle Uue Testamendi mõtete juurde juba, on väga mitmed sellised Jeesuse hoiatused tegelikult selle koha pealt. Ütleb, et mitmed lood, kuidas ta räägib, et kuidas lõpus tuleb see pettumus. On need kas või need targad ja rumalad neitsid. Lõpuks on rumalad, on pettunud, nad on ukse taga ja seal on, issand ütleb, et ma ei tunne teid. Ja olgugi, et nendel olid lambid, olgugi, et nendel oli isegi õli teatud määral, isegi lambid ju põlesid, ega need kogu aeg kustunud ei olnud. Ja ainult, õigel hetkel kustusid ainult ära, see oli see probleem kõige suurem, eks. Ja lähevad vahepeal korraks õli otsima, aga lõppkokkuvõttes nii tõsiselt on see öeldud sedasi, et ma ei tunne teid. Ja neid lugusid on mitu, eks, on see talentide lugu, kõigile antakse talendid. Isand annab talendid kõikidele, 5 ja 2 ja 1, eks, aga see ühe oma, ta käitub sellega niimoodi, et ta lõpuks peab väga sügavalt pettuma, sellepärast, et teda heidetakse täitsa kõrvale. Sellepärast, et ta oli lihtsalt hoidnud seda. Ta ei teinud midagi isegi halba. Ta lihtsalt hoidis. Mähkis ära, hoidis ja tuleb sellega ja välja ja peab elama suure pettumuse üle. Üks pettumuse lugu Mattiuse 20. peatükis on see, kui on see lugu seal, et Viinamäe töölistest, et kõigile palk 1, igal ühel 1 teenar ja esimesed arvavad, nad saavad rohkem ja siis nad on pettunud, et kuule, miks meile maksti sama palju kui nendele, kes tunnikese tööd tegid. Ja ütleme, et igasuguseid pettumusi, mis on. Ja seal on niimoodi, et ütleme, Viinamäe lugu, et need Viinamäe rentnikud, kes hakkavad seda endaks omaks pidama, see võetakse nende käest ära ja ütleme, et sellised pettumuse momente tegelikult elatakse Jumala sõna kaudu korduvalt ja korduvalt üle. Mattiuse 25, ütleme, on see veel, see suure kohtu lugu on ka. Seal on niimoodi, et öeldakse, et need, kes on siis need pettunud, nad ütlevad issandale niimoodi, et millal me nägime sind näljasena, janusena, kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. See on 25:44, mis ma lugesin. Ja siis ta vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse ellu. Ja vaata, milline tegelikult suur pettumus. Ega vaata, paljud inimesed on siin maailmas ütlevad niimoodi, et nemad tahaksid nagu Jumalat näha, kus see Jumal siis on. Aga põhimõtteliselt oli, näed, et selles loos, nüüd see Mattiuse 25 oli lihtsalt need inimesed, kes olid ümberringi, kes vajasid leiba, kes vajasid riiet. Jeesus ütleb, et mina olin seal, see vajaja, ja sellepärast on niimoodi, et nagu näha sedasi, et inimestes, kes on meie ümberringi, tegelikult on võimalik issandat näha ja on võimalik issandat teenida. Ja sellepärast on see nii, et meil on nii, et meie silmad peavad lahti minema, muidu me lõpetame tegelikult pettunult. Sellepärast, et vaata, me võime, kuidas ütelda, olla niimoodi niisuguse huvitava paradoksi sees, nagu oli näiteks, oli selline mees, nagu oli Paulus. Ta suutis nagu 2 asja, ma otsin selle Philippi kirja salmi nüüd üles, kui kohe saan kätte, saan küll. Philippi ja 3:6, kus on 2 asja öeldud, mis nagu ei sobiks nagu kokku, aga ometi ta ütleb niimoodi. Innukuse poolest oli ta siis koguduse tagakiusaja ja seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. No kuidas saab niisugused 2 asja koos olla? Sa oled seaduse poolest laitmatu ja kiusad taga Jumala kogudust. Ja ta tegi seda.
ja no ütleme, tundes nagu seadust, täites nagu seadust, no eelpool ta loetleb seda ümberlõigatud õigel päeval, siis 8. päeval Iisraeli soost, Benjamini suguharust, Heebrea rahvast sündinud, Heebrea mees seaduse järgi variseer, ja siis tuleb selline, et selline mees kiusas taga tegelikult Jumala kogudust ja ise ta on nagu seaduse poolest on laitmatu, et kuidas need asjad tegelikult kokku lähevad. Ja sellepärast, kallid, siin on meil mõtlemise maad, et ega me ei ole nagu sellises ohtlikus olukorras. Sellepärast ma loen veel mõne sellise huvitava issanda ütlemise ja ma loen näiteks, selle muidugi, see on vast väga tuntud koht, on see Mattiuse 7:21 ja kuni 23. Mäejutlusest seal, kus Jeesus räägib, ütleb, et lõpuks juhtub nii, et paljud tulevad, keda ta ei tunnista, et ta tunneb neid. Ja need on sellised inimesed, kes ütlevad ka issand. Mitte igaüks, kes ütleb mulle issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja vaata, nüüd on see lugu, jutt on isa tahtmisest. Issand, ütlemine ei aita. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Siin Jeesus ei eita, et kurjad vaimud ei lähe välja, läksid välja, vägevaid tegusid tehti, kõik toimis, võiks ütelda oli. Aga küsimus on nagu selles, et issand ütleb sedasi ja siis ta tunnistab ja ütleb, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge minu juurest ära, te ülekohtu tegijad. No ütleme, et eksituste koha pealt on niimoodi, et eks sõna räägib meile väga selgelt, et teha neid vägevaid eksitavaid tegusid, imetegusid, et eksitada ka valituid ja sellepärast on see niimoodi, et imesid teevad ka Egiptuse nõiakunstnikud ja sellepärast, kallid, on niimoodi, et ärme laseme ennast imedest ja asjadest petta. Ei tervenemistest, ei mingisugustest üleloomulikest asjadest, vaid alati on tegelikult meil vaja otsida sedasi, et mis vaim on, kes on tegutsemas ja sellepärast on see nii, et muidu me võime lihtsalt olla petetud. Ja siin on niimoodi, et näed, Jeesus annab tõsise hoiatuse. No muidugi, nüüd kui seda edasi lugeda, me sageli loeme niimoodi, jupiti, eks, et lugesime selle ära, aga edasi tulebki, Jeesus ütleb, et vaata, ma rääkisin praegusel hetkel selle jutluse, mida isa andis ja siis igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb arukamehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sellepärast on see niimoodi, Jumal räägib, tuleb seda osata kuulda, osata seda tähele panna, sellega arvestada ja siis on tegelikult asi on korras. Ja kallid, vaata, kui me saame päästetud, üks selline sõna, mis ma nagu sain, me ei saa ilmeksimatuks. Ma ütlen, et paljudel on see kiusatus, et kui päästetud saavad, nad tahaksid olla niisugused pühad, et kunagi enam ei eksi. Kuskil ei ole seda tõotatud meile, et me selleks saame. Aga teate, kelleks me peame saama? Me peame saama nendeks, keda issand saab juhtida. Et juhitavateks, mitte ilmeksimatuks. Kui sa tahad siuke olla, sa pead pettuma kogu aeg, sellepärast et sellist ei ole võimalik. Sest issand ei luba seda, sest et üks ilmeksimatu seal taevas oli, see visati kohe välja sealt lõpuks. Sest et see põhimõtteliselt oli kurat, kes oli täiuslik, ta oli kõik sedasi ja tema eksis ka niikuinii ja pidigi sealt välja lendama. Ja sellepärast on nii, et täna me peame nagu mõned asjad endale nagu selliselt selgeks saama, et kõige tähtsam on see, et me teeksime isa tahet. See, kas kui täiuslikud me olime, kui eksimatud me olime, see ei ole tegelikult nii oluline issand jaoks. Loeme ühe sellise kõva koha veel näiteks ja see on Mattiuse 21 ja 28. Ja siin on Jeesus siuke jutt, kus ta räägib. Mis te arvate, et inimesel oli 2 poega ja ta astus esimese juurde, öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kuid too kostis, ei taha, ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, ent too vastas küll, ma lähen, isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Vaata, nüüd on niimoodi, et Jeesust nagu selles jutus huvitas kogu aeg, et kes teeb isa tahtmist, et kumb tegi nüüd isa tahtmist? Need mehed said asjust aru, ütlesid, esimene, Jeesus ütles neile selle peale. See jutt oli sellel hetkel veel küllaltki siuke süütu, lihtsalt mingid 2 suvalist poega, üks teeb nii, teine naa. Aga nüüd Jeesus lajatab tegelikult ikka väga võimsa ütlemise. Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Ja nüüd on niimoodi, et need õiged, kes seal kuulasid sedasi. Jeesus ütleb, et kuule, vabandust on nõnda, et praegusel hetkel ma ütlen, et vaata, teie jääte maha ja tölnerid ja hoorad saavad enne teid. Ja ta ütleb edasi põhjust ka, sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kui tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda
ja ometi te ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Sellepärast, et siin eespool oli tegelikult oli küsimus, oli sellest ka, et kus koha pealt oli Johannese ristimine, kas jumalast või inimestest, oli see taevast või kus kohast. Need vastasid seal, me ei tea, nad ei tahtnud vastata ja sellepärast oli see nõnda. Ja Jeesus ütles, et vaata, lugu on tegelikult väga, väga ohtlik. Ja sellepärast saage nüüd aru, Pauluse lugu samamoodi, seaduse poolest laitmatu, aga tegelikult koguduse tagakiusaja. Pastor Jüri Kusmin pidas siin väga huvitava jutluse möödunud pühapäeval ja mina ei tea, kas ta peab laupäeval või pühapäeval, isegi jäin praegu kahtlema, aga ütleme, selle möödunud nädalavahetuse jutlus. Ja ta rääkis sellise täiesti mõtleva paneva sellise loo nagu sellest issanda teest, kuidas me seal käime. Ja ta alguses maaliski nagu sellist pilti, et me inimestena tahaksime tegelikult olla nagu väga sirge tee peal. Vaata, käsu järgi meie maalime alati sellise väga, väga sirge tee taevasse. Meil on kitsas tee, meil on sirge tee, me teeme väga sirge tee. Aga põhimõtteliselt see ei ole niimoodi, et see väga sirge on. Me näeme seda, et Risti Johanneski kuulutas ja rääkis, ütles, et kõik kõverused tuleb sirgeks teha ja kõik madalad kohad tuleb täita ja kõrged kohad tuleb madalaks teha, et vaata, meil on nagu selle tee peal tegemist. Ja see jutt käib isegi meie kohta ka. Teate, kui su kõverused on väiksemad, sa liigud kiiremini edasi. See on, ütleme, rallisõitjatel ka, lõikad kurvisid paremini, lähed kiiremini. Kui sa seal väga palju kaeratad, siis lähed kauem teistest. Ja sellepärast on see niimoodi, et peab oskama tegelikult nagu oma teed põhimõtteliselt nagu paremini käia. Aga tuleb arvestada sellega, et ega see ei ole lihtsalt niimoodi, et see on lihtsalt nagu selline sirge nii lihtsalt. Ja selle käsu järgi on nagu selliselt, me võime rääkida, et on ideaalne, vahest me teeme koguduses nagu sellise olukorra ka, räägime selle asja kõik nii ideaalseks ja paraku me näeme sedasi, et need asjad ei ole nii ideaalsed siin selles maailmas. Ja sellepärast on niimoodi, isegi vaata, Hebra kiri ütleb meile sedasi, et kui see esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks teisel lepingul mitte mingit kohta. Aga nüüd tuli selline mingisugune uus variant millegi pärast, et selle käsuõigusega ei saa. Sellega ei tule välja, keegi ei ole käsust õigeks saanud. Neetud on, kes kõike ei täida ja ütleme, et seal on väga kitsaks läheb see lugu ja keegi ei saa sellega hakkama. Ja nüüd on nii, et ja siis tuleb issand. Ja pastor Jüri Kusmin nagu joonistas oma jutluse juurde, ta joonistas sirge lõigu, siis tegi ühele poole kõveruse, siis tegi teisele poole kõveruse ja lõpuks ta joonistas sinna sellele nende kõverustest veel siis nagu eemale, joonistas nagu paar kriipsu ja ütles, et vaata, et see on nüüd see tee, mida Jeesus on käimas. Ja et meie käime oma kõverustega selles, kui me oleme issandas. Et siis need kõverused mahuvad tegelikult sinna. Ja see ei ole, saate aru sellest, et see ei ole praegusel hetkel mitte patuõigustus ja sellepärast, et need, kes patu teevad, need võivad rõõmustada, et oskaks kõverusi suuremaid teha. Teate, see ei ole see, absoluutselt. Aga see on see tegelikult, et kui me tahame tegelikult käia sirget teed ja see on, ütleme, issand näeb tegelikult me südameid ja sellepärast kas peaks patt suurenema, et arm suureneks, küsib Paulus oma seal Rooma kirjas samamoodi. Ta ütleb, et see jutt üle absoluutselt ei ole sellest. Ja sellepärast on see, et ma usun, et me võime nagu mõista sedasi, et me vajame tegelikult seda armu. Sellepärast, et neid kõverusi ja asju tegelikult juhtub. Me näeme sedasi, et Taaveti elus oli see üks kõverus, mida me tegime siin näiteks täna alguses kohe. Ei pea tegelikult leviitidega nõu, ei kutsu neid kaasagi, eksis sellel korral ja õppis ära ja teeb asja korda ja tegelikult asi läheb õnnistatult edasi. Ja sellepärast on see nii, et siis Jüri Kusmin ütles sedasi, vaata, et nagu sõna ütleb meile sedasi ka, et nagu Mooses ülendas selle mao seal risti peale. Seal ristil oli see madu, see on nagu see meie kõvertee oli seal risti peal. Ja tal oli üks huvitavaid võrdlusi, mis ta ütles sedasi, et vaata, kui Mooses võtab selle mao ülesse, ütles, et võtab selle vingerdava mao ülesse, et siis see muutus ta käes, muutus sauaks. Ja sellepärast meil peab olema niimoodi, peab olema nagu kannatust ka teiste inimeste koha pealt. Ma ütlen sedasi, et kui me täna seda juttu räägime, siis kaugel asi sellest, et me mõtleksime täna teiste inimeste peale, et kes on õiged või valed. Teeme niimoodi, et mõtleme täna nii, et meie tahaksime eesmärgile jõuda. Ei tegele teistega, et kas nad on õiged ja valed, sest vahepeal nagu tegeldakse sellega ja pannakse ühte kõrvale ja teist kõrvale, et need ei kõlba. Vahet ei ole sellega, et las issand otsustab iga ühe nagu üle, aga katsume täna nagu enda koha pealt saada nagu selgust, et millise tee peal me oleme. Või oleme sellises ohtlikus olukorras, et ühel hetkel näeme, et kuule, et lamp kustunud ja oleme ukse taga või oleme oma selle teenariga, pole ka rahul või ütleme, hea küll see teenariks veel, aga talendiga, et oleme seda ühte hoidnud ja oleme pettunud ja
ja et ei juhtuks nagu seda, et elu läks niimoodi, et peame pettuma, see on kohutav tegelikult, kui selliselt peaks lõppema, sest et vaata, kõik need näited olid ju niimoodi, et need inimesed olid tegelemas nagu usueluga. Need ei olnud maailmale räägitud lood, mida Jeesus rääkis ja need hoiatused ka, vaid need olid eelkõige räägitud nendele inimestele, kes tahtsid issanda juurde välja jõuda, taevariiki välja jõuda. Ja isegi need variserid ja kirjatundjad, ja need ju tahtsid ka. Aga põhimõtteliselt oli vaja nagu seda juhtimist ja hoiatust nagu selle koha pealt. Ja siis ütleme ühe Jüri ütlen veel sedasi, ta ütles, et vaata, seal ongi niimoodi, et vähesed on tegelikult nagu selle armutee peal. Paljud kristlased on seal käsutee peal. Ja need paljud on, kes ütlevad, issand. Ja issand ütleb, ma ei tunne teid, te ajasite seal oma käsujuttu. Te ei olnud tegelikult minu tee peal, te olite selle vana tee peal tegelikult ja kus te tahtsite selle oma õigusega saada, et olete nii riides õieti ja käitute õieti ja näete välja kõik õieti. Aga me teame, et Jeesus, kuidas ta paljastas neid, ütles, et kuule, aga seest on asjad halvasti. Ja sellepärast issandale tegelikult on vaja näha hoopis seda meie muudetud süda, mida tema saab tarvitada, mida tema saab juhtida ja sellepärast on see nii, et ei aita see käsutee, vaid sellepärast me vajame seda Jumala armu, et me oskaksime käia selle tee peal, kus issand on meid juhtimas. Nüüd ma tulen selle, kirjutise juurde, mida ma siin kirjutasin siin eilsel hommikul issand ees olles. Ja just küsisin sedasi, et kuidas on nende kõverustega. Ma sain aru sedasi, et see on nagu teatud mõttes nagu selline nagu ohtlik jutt ja mõnele on võib-olla see niisugune valejulgustus ja ütlen veel kord sedasi, et absoluutselt ei ole selle jutu eesmärk, ei ole see. Vaid et siin on vaja meil mõista sedasi, et issand võtab meid vastu niimoodi, ja me ei ole täiuslikud, me ei ole ilmeksimatud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta meid niimoodi on vastu võtnud. Teatud osas on, teate, mis meil on? Osad kõverused me saame sirgeks teha vilumuse tõttu. Sest et Hebra kiri ütleb sedasi ka, et kui me oleme teatud aja usuelus, meil hakkab tegelikult vilumuse tõttu mõned asjad hakkavad tööle. Teate, mis aitab veel meid? Otsused aitavad. Väga selge on niimoodi, et kui meil on õigeid otsuseid, siis need on aitamas tegelikult meid nagu sellel õigel teel püsida, sest et kui oleme teinud nagu sellised teatud õiged otsused kunagi ja pannud need maha, siis see on aitamas meid. Aga elu toob kogu aeg uusi olukordi. Toob uusi olukordi ja teate, selles uues olukorras on vaja alati Jumala vaimu juhtimist. Meil olid uued olukorrad, olid siin aastal 20, eks, kui tulid. Ja see ajas tegelikult ka Jumala rahva suurde segadusse, sellepärast, et väga paljud hakkasid oma mõistusele toetuma, aga kallid, seal ei olnud midagi mõistusele toetuda. Seda olukorda oli vaja analüüsida, lihtsalt issanda käest küsida, mis nüüd praegusel hetkel on ja mida peab. Ja sellepärast, kallid, täna tuletan jälle sedasi meelde, tulevad uued olukorrad, mitte kogemused, mitte, ütleme, need mõistuse lood, ära toeta oma enese mõistusele. Neetud on inimene, kes üldse liha peale loodab ja sellepärast on see niimoodi, et need hoiatused on olemas ja sellepärast me vajame juhtimist, väga vajame juhtimist. Taavet on niimoodi, et nad õppis need asjad ära, et tal on tegelikult vaja issanda juhtimist. No kus me saame issanda juhtimist? Jumala sõnas saame issanda juhtimist. Me vajame ajas seda juhtimist. Jumal saab teha meile, ütleme, nagu teatud kirjakohad Jumala sõnast või teatud raamatud nagu selliseks aktuaalseks, et mina siin pühapäeval rääkisin jutlust, et väga tähtis on sedasi, et meil oleksid Jumala sõnumid, oleksid sellised õiges ajas. Nüüd ma selle nädala sees ütlesin, et Jumal, mis sa tahad praegusel hetkel rääkida? Ta ütleb, et loe Thessalonika kirja. Lugesin mõlemad Thessalonika kirjad, eks. Need on ju vanad kirjad, 1. sajandi kirjad, kuskil aastal 50 kirjutatud. Aga teate, Jumal tahab rääkida. Ma lugesin mitu korda neid Thessalonika kirju läbi, nad mõlemaid, nad ei ole pikad ja lihtsalt sellepärast ma sain issanda käest, et selles on midagi, mida issand tahab ütelda selles ajas, kus me praegusel hetkel oleme. Jumal saab tarvitada neid asju niimoodi. Taavet, ma tulen võib-olla, jõuan natuke Thessalonika kirjadest ka rääkida, eks. Aga Taavet on niimoodi, et see laul 23, ta tunnistab, issand on mu karjane, mul pole mitte millestki puudu. Juhib halli laasale, eks, hingamisveele, tead, eks, katab lauda. Tead, ütleme, viib surma varjuorust läbi, teeb otsuse, et ma issanda kotta jään eluks ajaks. Vaata, see oli niimoodi, et ta tunnistab, et mul on juhtijat vaja. Vaata, Taavet oli selline, ta tunnistas, et seal, kui Jeesus oli seal vaidlemas, eks, et siis oli ka seesama probleem, et ta küsib sedasi, et kuidas see Taavet siis vaimus hüüab teda issandaks. Sest et issand ütles mu issandale, see on Mattiuse 22:43, kus on see teema üleval. Hiljuti korraks puudutasime seda ka. Ja vaata, aga küsimus oligi selles, vaata, Taavet teadis ja
vaimus rääkis ja teadis seda, et tema järeltulevast soost sünnib Jeesus. Kas see Taaveti sugu oli täiuslik? Ei olnud täiuslik. Absoluutselt ja täiuslik. Taavet ise ka ei olnud täiuslik. Ja Jeesus hüütakse Taaveti pojaks ja ta ei pane seda absoluutselt pahaks, sest et need tõotused ja asjad pidid täide minema. Taavet saab tõotusi selle koha pealt, kui ta tahtis templit ehitada. Talle öeldi sedasi, et kuule, et ma teen sinuga sellise lepingu, et vaata, see sinu kuningriik jääb igavesti. No kelle kaudu see igavesti jäi? See jäigi Jeesuse kaudu, et mitte kellegi teise kaudu, sest Jeesus on Taaveti soost. No ütleme, et kui Mattiuse evangeeliumi see täitsa algus lahti teha, seal on see Jeesuse põlvnemine ja see, ütleme, Jeesuse Kristuse Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu, eks. No läheb siin läbi, hakkad vaatama, Juudale sündis Taamariga Peerets, tead, kes tunneb, teab, kes see Taamar oli tegelikult, eks. See Taamar oli tegelikult Juuda minija, kellega siis see Peerets sündis. Siis on niimoodi, et Salmale 5. salm ütleb, sündis Rahabiga Boas. Rahab oli teadagi, kes oli sealt Jeerikust, eks, kes sealt ära kargas õigel ajal. Siis Rutt on üks Maabi tüdruk, kes tuleb seal tagasi. Rutiga sündis Oobed seal viiendas. No ja siis, mis siis Taavetist veel lugeda? Salmale sündis, Iisraele sündis kuningas Taavet. Taavetile sündis see 6. salm. Uurja naisega Salomon. Kas jälle ilus lugu? Ei ole ilus lugu, aga see Taaveti sugupuu jookseb nagu seda rida pidi. Ja Aasale sündis Joosafat ja Joosafatile Jooram. Teate, ja siis on niimoodi ja selle Joorami ja Ussia vahel on üldse tehtud niimoodi, et 77 aastat, ma kunagi uurisin täpsemalt, olen endal kirjutanud, on tühja maad. Et nendest kuningatest ja vahepeal nagu ei räägitagi, nagu hüpatakse nagu mingisugust loost üle. Noh, ütleme, et ei ole aega siin ka, üsna keerulised hetked olid selle 77 aasta hulgas ka. Aga see ei tähendanud, et Jumala plaanid ei täituks. Vaata, seesama lugu, seesama uss tuli jälle välja, käib siia sinna, aga Jeesus võtab seal asja kõik kokku ja asi on korras. Aga teate, Jeesus sündis lihas. Eks ütleme sealt, lihtsalt inimesena, aga pühaduse vaimu poolest sündis ta Jumala vaimust. Ja sellepärast, kallid, meiega on ka niisugune lugu. Mis lihast on sündinud, on liha. Aga vaata, me oleme ka uuesti sündinud ja vaata, kui me oleme issandas, siis on midagi on nagu seda suuremat, mis on katmas tegelikult seda kõike seda puudujääki tegelikult, mis meil inimestena on. Ja sellepärast on nii, et on väga tähtis, et me saaksime nagu selle ilmutuse, et see on niivõrd tähtis. Ja vaata, kui me seda mõistame, no siis meil on tänamise põhjust küll. Sest et muidu, kui me tuleme kokku, meil on lihtsalt, mõtled läbi, et kas ma olin see nädal tubli ja siis kiidad issanda, et ma olen väga tubli olnud, issand. Kas sa said aru, et ma olin väga tubli, tead, eks, et mu kiitus on täna seda sorti. Teate, see kiitus issandale ei meeldi. Issandale meeldib see kiitus, kui me tuleme, et kiidame teda ja tõstame teda kõrgeks, sellepärast, et meie õige olemine ongi ainult tegelikult tema kaudu. Ja sellepärast lihtsalt avagu issand me silmad. Nüüd järgmine nagu pilt on see uue vankri lugu, on pilt rohkem nagu koguduste koha pealt. Sellepärast, et vaata koguduste koha pealt Thessalonika kirja, kui ma lugesin, ma tulen nüüd, kui paralleelselt tulen ka natukese Thessalonika kirja juurde. Ja kui on piibel, võid selle Thessalonika kirja isegi lahti teha, mõned mõtted ütleme. Ja siis see uus vanker ja Thessalonika kiri, võtame täna kuidagi neid kokku. Sest et Paulus, kui ta hakkab Thessaloniklastele kirjutama, siis ta väljendab huvitavalt, see on 1. salm, Paulus ja Silvanus ehk Siilas ja Timoteos Thessaloniklastele kogudusele Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses. No ütleme, et see oli, juutide jaoks oli see väga tähtis, sest et ütleme, et oli neid, kes olid, ütleme, Isas, poega ei tunnistanud, aga siin ta ütleb sedasi, et Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses, et on selline kogudus, nendele armu ja rahu. Aga ühtlasi tuleb tegelikult välja, et on osad kogudused, kes pole ei Isas ega pole Jeesuses, mitte kumbagis ei ole. Sest et kui Jeesus vestleb nende kirjatundjate ja varisedega, ta ütleb Isast kuradist. Saduserid olid, vaata seal, hiljaaegu mul lapselaps üks arutles, et kes see saduser on ja tegime selgeks, et need olid templi juures need, kes ei uskunud. Need uskmatud, kes ei uskunud ülestõusnud, ei uskunud ingleid, no lihtsalt olid asjamehed. Vaatasid, rahvas käib koos, siin tasub õiendada, sellepärast, et rahva hulgas tasub olla ju, siin ikka midagi näkkab ju, kui me siin ametis oleme, teadeks. Aga ega sellepärast uskuma ei pea. Ja sellepärast kallid, aga me näeme sedasi, et kui Paulus kirjutab, ütleb sedasi, et see on
kogudustele, kes on isas ja issandas Jeesuses Kristuses. see on tegelikult väga hoiatav ütlemine, kui loeme Ilmutuse raamatu kirju, siis on niimoodi, et no Laodeekia koguduses Jeesust ei olnud, ta oli ukse taga. See ei olnud kogudus issandas. See oli iseendas kogudus, kõik oli hästi, tegutseti, tehti, päästsid maailma niiviisi hirmustad, võiks ütelda. Sest et nad olid sellega, aga ei tule meelde see, et Jeesus on ammu selle maailma ära päästnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vahest on meie võtame nagu selle issanda rolli nagu enda kätte, me oleme niisugused maailma päästjad. Teeme plaane, kuidas me selle ära päästame ja kõike seda teeme. Tead, issand on ammu selle ära päästnud. Meil on pisut nagu öeldud sedasi, et et kuulutage evangeeliumi. No kuidas me seda kuulutama peame? Thessalonika kirjast ma loen sedasi, ma ei leidnud kuskilt sedasi, et Paulus kamandaks neid, et minge välja tänavat, hakake evangeeliumi kuulutama. Ta ütles, et elage mõistlikult, tehke tööd, tead. Kes ei tööta, see ei söö, tead. Ja see, ta hoopis teistmoodi läheneb nende asjadele. Ma usun sedasi, et meil on väga palju tegelikult meie koguduses, kes me ümber neid inimesi, kes on väga töökad. Ja see on teile rahustuseks, tööd tulebki teha. See on, vaata, kui Jumal saab õnnistada meid töö kaudu, kui loed 5.28. Kõik õnnistused on seal, kus sa kätt paned või midagi teed, tead. Mitte ei ole sedasi, et lihtsalt magad ja ootad seal käed taeva poole, et Jumal õnnista. Ei, Jumal ei õnnista niimoodi ainult sedasi. Jumal tuleb kiita niimoodi. Aga siis käed jälle töö juurde tuleb panna. Ja sellepärast on väga, väga tähtis, et me nagu mõistaksime, et kus võib olla. Nii et kõik kogudused ei olegi niissand omad. Need Ilmutuse raamatu osad kirjad on ju niimoodi, et seal on mul pisut. Kes pääsevad ja osad ei pääse ja osadele öeldakse, parandage meelt, siis pääsete. Nii et võtta need hoiatused, et jõuda võidukalt lõpune, on tegelikult väga aktuaalsed. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, see on nii tähtis, ma ütlen, et ka, kes te olete sellel aastal ristitud või aastakümned tagasi ristitud, see kehtib tegelikult meie kõikide kohta praegusel hetkel, me ei saa lihtsalt liugu lasta. Me oleme vahest seda viga teinud, ütleme, nüüd oled päästetud, päästepalve palutud ja kõik on okeid, et ei ole tühjaga okeid, sellepärast, et me võime jääda tegelikult lihtsalt sellisesse olukorda, kes issand ütleb, et kuule, ma lihtsalt ei tunne teid, sest et ei olnud neid kokkupuutepunkte. No nii, aga hea küll, mis siin Thessalonika kirjas on veel? Ta ütleb sedasi, et te olete Jumala valitud, 4. salm. Kiitus Jumalale, üldse issand ehitab kogudust, tema valib inimesi, kes on, ja see on Jumala valik. Siis oli üks väga tähtis asi, oli see, kui Paulus oli seal, kui ta oli Thessaloonikas, ta ütles, et sest meie evangeelium ei ole teie juurest tulnud palja sõnana, vaid on ka väes ja pühas vaimus ja täieliku veendumusega. Vaata, see on niimoodi, et kuidas me võtame vastu sõna. Kuidas me võtame vastu sõna? Kas me võtame seda kui Jumala sõna või võtame nagu seda mingisugust paljast sõna? Kui me võtame nagu mingisugust paljast sõna, võib ka nii võtta, aga kui me võtame seda Jumala sõnana, siis seal tuleb kaasa Jumala püha vaim, siis tuleb see vägi. Ja seal oli viletsust, oli tegelikult Thessalonika koguduses, sest et ta kiidab neid ja ütleb sellepärast, et 6. salm, et rohkest viletsusest hoolimata sõna võtsite vastu püha vaimu rõõmuga. Ja sellepärast olid kitsad ajad ja ta rääkis ette, et tuleb raskusi aga ta oli mures vahepeal, et äkki nad kaotavad raskuste tõttu usu ära. Ja sellest ma räägin seda sama lugu, et ega me elame sellistes aegades, me ei tea, millal asjad muutuvad raskemateks. Aga me peame siis tegelikult püsima, sellepärast, et heal päeval on lihtsam püsida. Aga kui tulevad rasked ajad, kus meid proovitakse, siis on tegelikult meil vaja sedasi, et Jumala abiga me võiksime siis jääda püsima. Ja sellepärast on see nii, ta kiidab neid, et nad on ebajumalate poolt pöördunud teenima elavat tõelist Jumalat, see 9. salm. Et te olete ebajumalate poolt pöördunud, ebajumalaid on palju. Ma ise mõtlesin, et Jeesus ütleb, et ei saa 2 isandat teenida, mammonat ja isandat, eks ütleb sedasi. Põhimõtteliselt need ebajumalaid on tegelikult ju väga palju, et see oli mulle ka nagu selline nagu küsimus. Aga vaata see ebajumala poole peal ongi alati nagu palju, vaata inimeses oli leegion kurja vaimu. Ütleme, et ja siis ongi niimoodi, et seal on mingisugune kamp on alati koos. Vaata, see on see kahtlane kamp jookseb niimoodi alati nagu ringi, et nad nagu üksi ei julge, nad on alati karjaga kallal, tead, eks. Nii kui tavaliselt pätid lähevad mitmekesi kallale ka kedagi peksma, tead, eks. Et ega nad teisiti palju ei julge, tead. Ja sellepärast on see nii, et aga ta ütles, et te olete ära pöördunud nagu sellistest olukordadest, kus te olite ebajumalate juures, nüüd olete tõelist Jumalat olete teenimas. Ja tal oligi mure, et ega see evangeeliumi kuulutus ei ole tühja läinud, kui ta sellest räägib. Ja nii, ja õnneks see ei läinud tühja, sest et ta sai sõnumeid hiljem Timoteuse kaudu, sest et ta ise ei saanud sellel hetkel seal uuesti käia. Ja väga tähtsal kohal, ütleme, et lihtsalt nimetan veel, oli ka, et oli poeg.
et Jumala sisas ja pojas, kellel on poeg, sellel on elu. ja viimasel ajal Jumal räägib oma poja kaudu. Poja positsioon on tegelikult väga kõrgele tõstetud ja kelles on meil tegelikult lunastus ja pattude andestus ja kõik need olulised asjad meie jaoks on ju meie issandas Jeesuses Kristuses. Paulus kirjutab, ütleb, et kui Jeesus poleks üles äratatud, siis me oleksime alles oma pattudes, see on see 1. Korintuse 15. peatükis, ta räägib sellest. Ütles, et et kui issandat ei oleks üles äratatud, siis me oleksime kõige armetumad tegelikult siin selles maailmas. Ja mida me oleme ootamas? Me oleme ootamas oma issandat Jeesust Kristust. Ka siin on, millest ta siin räägib, 10. salm 1. peatükist veel. Nii et Thessaloonikas need asjad. No nii, ta on rõõmus, et evangeeliumile ei lähe tühja, siis on niimoodi, ta soovib uuesti külastada ja siis ma libisen nüüd osadest asjadest üle, sest Timoteose käest ta saab teada, et asjad on hästi läinud, et rahvas on usus püsinud, aga nüüd 4. peatükk hakkab rääkima, et kuidas tuleb elada. Ja nüüd on niimoodi, et mina võtsin nagu seda aktuaalselt ka praegusel hetkel, kui ma lugesin ise nagu enda jaoks seda sõna, et kui sa tahad ajas rääkida, et kuidas tuleb elada. Viimaks nüüd veel vennad, 4. peatükk. Palume ja keelitame teid issandas Jeesuses, nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. No nii, siis on teatud korraldused. Korraldused on sedasi. Hoorusest tuleb hoiduda. See on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest. Et igaüks teie seast oskaks pidada oma asjad pühitsuses ja aus, mitte himude kires. Ütleme, et ma usun sedasi, et me seda mõistame sedasi, et vaata, see on oluline ja tähtis, Jumala sõna räägib nagu selle koha pealt. Olgugi, et Jeesus ütles, et tõlnerid ja oorad saavad ennem, sellepärast ei pea oorama minema, saate aru sellest asjast. Sest et need uskusid ja parandasid meelt. Nende hulgas olid need ennem, kes olid sellistes eludes, aga nad tulid sellest asjast välja. Ja ta tuletab meelt, et ei tohi olla. Üks asi on, teate, ja pange nüüd hästi tähele, ei tohi oma õdesid ja vendasid asja ajamises petta. Sellepärast tuleb Jumala viha. Jumala viha tuleb. Meil on vahest niisugune tunne, et kuule, et õe ja vennaga võib kuidagi nagu lihtsamalt käituda aga ei tohi, näed. Vaata, et ükski ei oleks 6. salm. Üleastuja ega petaks oma venda asja ajamises, sest issand maksab kõige säärase asja eest kätte. Kui issand on kättemaksja säärase asjade eest. Meil on õdede ja vendade vahelised asjad ja siis on niimoodi, et aga issand otsustab sedasi, et kuule, mina maksan kätte. Mis on Mattiuse 18? Sulased oma vahel üks ja anna teisele andeks. Issand maksab kätte kõige äärmisemasse pimedusse. Sinu viskame selle pärast. Ja sellepärast need omavahelised asjad on kohutavalt tähtsad asjad. Ja sellepärast on see nii, et saa selle koha pealt ilmutus. Küsid, ega mul ei ole kuskil midagi, et sul on mingisugune siukene, kas sa ise petmas või nõuad kuskil või et ei oleks midagi nagu ei oleks valesti nendes asjades. Ja siis Jumal ei ole kutsunud meid rüvedusele, vaid pühitsusele ja need on niisugused hoiatused, mida annab. Ja nüüd on nii. Teate, 11 ja 12 salm on nüüd veel, mida ma sain niisuguse ilmutusena ka. Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu ma teid oleme käskinud, eks, et elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Arvake auks elada, eestikeelne tõlge ütleb nagu seda, ütleme veel kuidagi väga, väga ilusasti, venekeelsetes ei olnudki nii ilusat sõna nagu pandud. Aga põhimõtteliselt see mõte on nagu sama, et vaata, lihtsalt osata nagu elada siin inimeste keskel, ajada oma asju vaikselt, ajada õigel moel, teha tööd, ütleme, kui nüüd selle töö koha pealt veel juttu teha, siis ta veel kord seal Thessaloonika 2. kirjas 6. salmist kuni seal ütleme 12. salmini räägib töö tegemisest, eks, et väga tähtis oli see, et ta ütles, et tööd tuleb tegelikult teha. Ta ütles, et meie tegime, et me ei olnud teie juures, kui me kuulutasime, ei olnud niisama rühmates tööd, ööd ja päevad, seal teises kirjas 3.8 on öeldud, et ööd ja päevad tegid tööd. Ja siis me oleksime võinud teisiti käituda ka, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. Ja näed, Apelsin tegi oma lauludki selle peale. Ja me oleme kuulnud ju, et mõned teie keskel elavad korraldult, ega ei tööta, vaid janditavad. Ja vaata, kui mõistliku tegelikult elu peale suunab see kiri tegelikult, mida tuleb tegelikult teha. Ja siis lihtsalt kästakse
et inimesed elaksid mõistlikult praeguses ajas ja et ka see tööasi ja sellepärast, kallid, meil on vahest aetakse see elu nii pühaks ja ma ütlen sedasi, et me näeme sedasi, et halbadest asjadest tuleb hoiduda, tööd tuleb teha. Paulus õpetab üldse, et oma peres tuleb hoolitseda. Nüüd on nii tasakaalus need asjad. Sageli, ütleme, et me kisume nagu inimesi lõhki selle niisuguse vaimuliku tööga, et kangesti peab vaimulikku tööd tegema. Meie vaimulik töö ongi tegelikult, me oleme maailma valguseks, kus me oleme sedasi. Ja sellepärast on see nii, et meid ei kista nagu siit sellest maailmast ära, me oleme selle maailma keskel elamas. Ja sellepärast, kui ma nagu issanda käest küsisin, et jumal, millist sõna, siis oli julgustus tegelikult, oli töö tegemiseks. Ma olen õpetanud, et puhkama peab ka, eks, et sa saaksid issandat kuulata. Aga näed, tööd tuleb ka teha. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand nii selgelt tegelikult neid asju oma sõnas meile edasi annab. Aga nüüd tulen tagasi selle vankri teema juurde. Ja võtta, see puudutab kogudust. Sest et vaata, koguduse elu on selline nagu Taavet oli ka. Ta oli, ütleme, riigis vaimulik juht, ta oli kuningas, ta oli kõik nagu tegemas. Ja nüüd oli niimoodi, et tema otsustas ühel hetkel, et ta teeb seal riigis seda vaimulikku elu. Sest et sinna peale pandi tegelikult seaduse laegas ja teeme seda vankriga, teeme selle uue vankriga. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma ütlen, et kallid, Jumala riigi tööd ei saa teha tegelikult, issand on ehitamas ise kogudust. See ei ole meie plaanides, need ei ole meie vankrid, tal ei ole absoluutselt ei ole vaja. Ja sellepärast on see nii, et see liikus nii nagu Laodeekia koguduses, sest nad ütlesid, et kõik on küllalt, kõik läheb hästi. Ja aga vaata, siis oli niimoodi, et kui need härjad hakkasid uppi ajama, nagu ennem ütlesin, kui see on meie oma vanker, kui ütleme, et me koguduse töö on niisugune oma vanker, siis on see küsimus on nagu selles, et kui ta hakkab uppi minema, siis me oma jõuga jõuame seda püsti ka hoida. Aga kui Thessalonika kirjast lugesin, siis olid need ülesanded, mida me tegelikult issandast tegime, olid nagu üle jõu. Vaata, need on, osad asjad on niimoodi, et issand aitas neid leviite, kes õlgadel kandsid. Me ei tea kilomeetreid, mina ei oska täna ütelda, kui palju nad pidid seda laegast kandma. Aga ütleme, et midagi ta kaalus, midagi tuli kanda, kuidas nad seda kandsid, eks, aga seal on öeldud, et issand kinnitas ja aitas tegelikult, andis endale jõudu. Ja sellepärast, kallid, me vajame tegelikult seda osa just, et issanda käest tuleks meile see jõud ja abi ka, et mida me oleme tegemas. Ja sest, et muidu on niimoodi, et muidu oleme pettunud. Vaata, kui kole pettumus on see, et me tegime kõik ju, kurjad vaimud läksid välja, kõik asjad sündisid, me tegime vägevaid tegusid, issand, me oleme sinu nimel ju seda kõike teinud. Ja teate, see on küsimus praegusel hetkel meile, et kus me siis oleme. Ma ütlen sedasi, et kallis Jumala rahvas, me peame alati katsuma, aga kus iganes kogudustes me oleme, et kas me oleme nendes kogudustes, kus uusi vankrit tehakse ja kus ollakse väga põnevil ja muudkui elatakse ja tehakse neid asju. Ja see võib olla selline õnnetu hetk, ühel hetkel näed sedasi, et issand ütleb, et hea küll, et tegite, aga ma olin ukse taga. Teate, sellistele kogudustele issand saadab kirju ja ta kuskil nagu koputab, ütleb, ma tahaks ka sisse tulla, et teil on silmasalmi vaja, teil on neid asju vaja, et asjad võiksid korda saada. Ja sellepärast ja ma sain aru seda, et kui ma seda sõnumit nagu sain, et see ei ole nagu meeldiv, sellepärast, et vaata, nendes uue vankri kogudustes on ka ju väga põnev olla. Ja tead, ja ma ei taha kedagi kellegi usuelu nagu kahtluse alla seada, aga tead, issanda käest võid ikka küsida, et mis praegusel hetkel toimub, mis tants toimub, kas see tants on selline, kus me lõpuks pettume, et lähme kõik laiali vaikselt, et no jama oli, tead, et mis siin praegusel hetkel toimus, et põnev oli küll, või on see, kus me tõesti läheme niimoodi, et läheme koju ja läheme oma peret õnnistama. Ja mis siis, et Mikael aru ei saanud ja vahet ei ole, et muist sellest asjast aru ei saa. Aga kallid, väga oluline on nagu see, et me oleksime nagu selle õige asja juures. Sest et issanda laegas, ütleme see Jumala riigi töö, see on jõukohane tegelikult õlgadel kandmiseks. Sest issand on ütelnud, et see koorem on kerge. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga need omal jõul vankrid, sa saad ise teel hoida. Ja sellepärast, seal saabki oma jõuga saab tegelikult hakkama. Aga see ei ole ju tegelikult nagu see, mis olema peaks. Sest et vaata, need lõpetavad nende küsimärkide all, kus issand ütleb, et ma ei tunne teid. Ja sellepärast olgu, need olen täna need mitmed sellised hoiatavad kohad tegelikult ütelnud. Ja pigem ma arvan sedasi, et see tänane sõnum on selline, et mis viskas nagu võib-olla neid küsimusi üles, kus sa pead nagu ise veel küsima, et jumal, aga tee mulle neid asju selgeks. Et kas ma olen õigel teel, kas kuidas on minu elus need asjad, kas ma olen nagu õigete asjade juures või kuhu mind on nagu, kuidas üteldud, tõmmatud. Teate, valed asjad tulevad ise sinu juurde.
hundid tulevad lambanahas, nad on öeldud, et valeprohvetid, need tulevad ise, Risti Johannese juurde mindi kõrbe, Jeesuse juurde mindi, Samueli mindi kuulama. Tead, kui hakkad niimoodi neid nagu vaatama sedasi, hakka mõtlema sedasi, kas sinu juurde on väga tuldud või oled sa tulnud ise issanda juurde või mille juurde sa oled tulnud või oled sa vägevate tegude juurde tulnud või kus sa oled tulnud, sest et kui on vägevate tegudega lugu, siis on ka tavaliselt vaja täitsa üle küsida, aga mis värk see tegelikult on. No ma usun sedasi, et võib-olla meie maal ei ole selliseid pastorid, kes täitsa, ütleme, saatanlike jõududega teevad jumala riigi tööd. No ma ei julge seda lõpuni ka ütelda, aga see, ütleme, et Ameerika kontekstis Šapovalov ütleb küll, nende kohta ütleb sedasi, osad on üldse need, kes tulevad oma vanast elust ja on seal tegelenud mustade jõududega ja teevad koguduse keskel nende asjadega edasi. Ainult, et issanda nimel. Ja kõik on tegelikult võimalik. Ja sellepärast on meil vaja vaimud ära tunda. Ja mis siis, et asjad on vägevad. Aga meil on vaja siin need asjad ära tunda, et me lõpuks ei oleks kuskil, ei oleks nagu pettunud. Sellepärast, et teate, ma ütlen sedasi, issand saab meid juhtida eesmärgile. Ta juhtis oma jüngritest, ütleme, 11, välja arvatud Juudas, kes tegi ise oma valiku. Teate, issandast saab lahti ütelda. Hebra kiri ütleb ka sedasi, vaata, saab jumala poega jalgadega tallata ja ütelda nagu lahti ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, selliseid lahti ütlemisi ei tohi teha. Vaata, sõnad on niisugused asjad. Ma ütlen, et meil ütleme, meil võime eksida, võime komistada, aga vaata, seal on tegelikult on niimoodi, et kus inimesed teevad ka neid oma pettumustes, ütlevad ka vahest valesid asju. Ja sellepärast ei tohi neid sõnu ei tohi rääkida välja. Sellepärast, et me oleme issandale tõotanud ja ärme ütleme sellest lahti. Ja nii, et aga issand on võimeline meid võidule viima. Ja sellepärast on see niimoodi, et laseme temal juhtida ja siis me tegelikult pettuma ei pea. Ja sellepärast on see tänane sõnum nagu öeldud, et me ei ole ilmeksimatud, aga me peame olema juhitavad ja püsime issandas. Aamen. Isa, me täname sind, et võime praegu tuua sulle tänu, et sina püüad meid juhtida õigel teel. Ja isa, me täname sind, et me võime täna rõõmu tunda sellest, et sina, issand, oled see, kes sa ehitad kogudust. Ja issand, meie soov on see, et kogudus siin paigas oleks Jumalas isas ja Jeesus sinus. Ja et püha vaim oleks siin selles paigas juhtijaks. Jumal, me ei taha mitte oma tarkusega, oma nõu ja jõuga. Ja isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel jälle seda lihtsalt ütelda. Issand, me vajame neid kolme. Me vajame seda, et issand, sina oleksid siin ja oleksid nagu seda kõike juhtimas ja korraldamas, mis toimub ka selles paigas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga isa, me palume praegusel hetkel ka nende muretute kristlaste pärast, kes paljud võtavad tegelikult väga kergelt, et kunagi sai tuldud issanda juurde, kunagi sai ristitud ja kunagi sai mingisuguseid sammusid tehtud, et ju see asi kuskile läheb. Aga issand, me täname sind, et sa oled täna meile meelde tuletanud, et me võitleksime, et me kisuksime taevariiki, et me püüaksime tegelikult kätte saada seda, milleks sina meid, issand, oled kätte saanud. Ja isa, me täname sind, et sa oled täna andnud meile tõsised hoiatused. Et me vahest võime tunduda niimoodi, et me oleme käsu poolest nii laitmatud, aga siiski me oleme justkui need Jumala koguduse kiusajad. Tänu sulle, issand, et sa said Pauluse seal kätte ja temast sai koguduse ehitaja. Ja sellepärast, isa, me palume praegusel hetkel seda armu, et meie oleksime koguduse ehitajad. Ja isa, me palume seda, et igasugused omad vankrid ja asjad kaoksid. Ja isa, me täname sind, et me tohime paluda seda armu, et me igaüks oleksime valmis, kes me oleme sinu oma õlga alla panema, et kanda seda koormat, mida sina tahad, et me kannaksime siin selles maailmas. Jeesus, sinu nimel. Aamen.